kiiresti ja kõvasti. Tere, mina Hugo ja Reimo Noatega tegime kohtu päris hea ja. Tere, meie oleme Meriliten, mina Hugo ja Reimo Noatega tegime siis pallist. Esimesena läksime võrduksi 4,5 tundi. 4,5 tundi ja jõudsime vastu kõhale. Siis võtsime krääbi, siis tellisime endale. Kas sa sellest rolleri päevast rääksid? Ei, mina ei jõudnud, ma rääksin selle sulle. Bonganil on väga rahulik liiklus ja teed on nagu veits on augulised, aga midagi hullu ei ole. Täielik kaos, mis siin on. Juba lihtsalt mingi kõdistab ja pritsib ja lollitab ja see ka. Tahtsime teha siis vlogi, kui lapsed lõpuks magavad. Ning kui me saime lapsed magama ja kaamera välja võetud, tegi üks tüüp silmad lahti. Nii palju siis sellest. Aga meie pali siis. Peale Taid oli meil 4,5 tundi lend palile. Esimesed päevad me kohe kuskil edasi ei tahtnud trippima hakata. Võtsime rahulikult Uluwatu piirkonnas. Esimene päev käisime 3 rannas. Jalutasime ringi seal, tutvusime niisama pali elu ja oluga. Ja siis 3. jaanuaril sõitsime Sanuri randa, et paadiga tulla juba Nusa saartele. Ja me oleme Nusa Lembongani saarel, mis on kõige palipoolsem saar. Noa ei lähe krattima jälle. Tahtsime võtta public speedboat'i, aga kuna seal oli nii palju gorillasid ja üks vend pakkus seal piisavalt head hinda, siis me olime nõus tema pakkumise vastu võtma. Aga naljakas oli see, et me ei rääkinud üldse, millisele saarele me lähme. Ehk siis tema arvas, et me lähme Nusa Penidale, meie arvasime, et me ostame Nusa Lembonganile pileti. Ja kui ma maksin juba talle raha ära ja küsisin, et kumba sadamasse see siin saarel läheb, siis vend vaatas üllatunud näoga, et mis asja, et sa lähed hoopis teisele saarele. Siis me õnneks saime selle vea parandatud ja õige paadi peale. Nusa Lembonganile sõitis siis 30 minutit, mis oli piisavalt lühike, et ei hakkaks paha ega lapsed ära tüdineks. Ning kui me siis kohale jõudsin, siis ma võiks öelda küll, et see nüüd lõpuks see Aasia, mida mina olen oma vaimusilmas ette kujutanud. Tänavatel on niisugune viiruki lõhn ja majad on arhitektuurselt ehitatud selliselt nagu aasiapäraselt. Seega vibe ja niisugune meeleolu oli väga mõnus siin saarel. Ja jõudsime oma villasse. Võtsime siis privaatse villa, mitte mingi hotelli. Lastega on see lihtsalt mõnusam ja lihtsam ja mugavam. Seega meil on siis bassein ja üks suur voodi lihtsalt ja köök on õues. Siin elab meil külmkapi taga ka üks sisalik ja kui te olete mõelnud, mis häält teevad sisalikud, siis kuulake. Kui keegi peaks mõtlema, miks me siin köögis põrandal istume ja ümbergi mustad tüübid lendavad, siis põhjus on seal. Me vaatame telekat. Käimas on National Geographicu live ülekanne sisalikust, kuidas ta sööb putukaid. Me istusime seal diivani moodi sõber Meriliga ja Noah oli lihtsalt ülivaik pikka aega sina ja siis ta vaatas sinna nurga taha ülitõsise näoga. Ja siis kui ma tulin vaatama, mis ta teeb, siis ta lihtsalt vaatas, kuidas sisalik on seina peal ja sööb neid putukaid, kes siin ringi liiguvad. Ja siis Noah
tahtis ühte putukat ise ka sisalikule viia ja tahtis ise ka proovida, mis maitsega see on. Kes sul on seal? Kes on seal? Su sõber või? Su sõber on seal või? Tere. Sõber? Sisalik, ütle sisalik. Ja esimesel päeval me kohe pidime võitlema ühe suure ämbliku, kes tuppa pressis. Selline suur kiiglaslik ämblik, mitte ainult suur. Ma pole kunagi nii suurt näinud. See oli suht rõve, sest ta oli meie voodi kohal, meie voodi juures pea kohal, seega see oli päris ehmatav. Aga ega me siis olemegi siin lihtsalt lebotanud siin villas, mõnulen, ujunud. Päike on siin paril päris tugev, tugevam kui mujal on olnud. Ütleme nii, et me pole kordagi siin aastas kuidagi ära põlenud ja meil pole väga palju ennast kreemitud ka, sest et meil mingi päike oli nagu all ja kuidagi see päike on üldse tugev. Aga siin palil on küll isegi vihmasilmaga põled ära, seega siin võib kogu aeg kreem peal olema. On nüüd kunagi juhtunud sellist asja, et jalanud sulavad päikse käes ära või? Lihtsalt mu jalanud on kahanenud poole numbri võrra väiksemaks. Merteni jalanudega juhtus selline asi. Ja me oleme käinud siis söömas, meie kodu kõrval on 2 putkat. Üks putka on parem, saab kiiremini ja toit on maitsev. Ütleme nii, et ühe söögikorra maksumus on kuskil 6 eurot. Seega lõuna ja õhtusöök maksab meil 6 eurot. Ja sööme, mina söön nuudleid või nusi, miikorengi satai kanaga ja Merili sööb tahutempet nasikorangiga. Ja seda kõike vaid 6 euro eest kõrval putkast, tädikast. Kõhubaktereid ei ole. Üldse siin Lembongani saarel, ütleme nii, et teised turistid käivad siin pigem nagu päevaks ja siia kanti nagu väga ei satu, ehk siis me oleme täitsa kohalike keskel ja nagu tänavatel ka väga palju ei liigu minust turiste, vaid pigem on kohalikud ja see on selline, see on nagu hästi põrud, mulle meeldib hullud. Ja meil on siin lähedal üks smuuti koht, kus smuuti pool maksab 2 eurot, mis on väga hea ja odav. Mis me siis veel? Esimene päev me võtsime rahulikult, lebotasime siin basseini ääres. Kui kott on basseinile liiga lähedal ja raha saab märjaks, siis seda kuivatada saab niimoodi. Ups. Ja vaatame, mis siin veel on. Voila! Me võtsime rolleri, käisime Nusa Lembongani, avastasime ära ja Nusa Seningani. Siis väike saar Lembongani ja Benida vahel. See on tõesti mingi pisikene. Need 2 saart ühendab Yellow Bridge, mis on täpselt nii lai, et 2 rollerit mahuvad üksteisest mööda sõitma. Ja mõned inimesed ka veel seal kõnnivad. Aga see sild näiteks kukkus kunagi kokku. Ja mõned inimesed said ka surma selles õnnetuses, seega nüüd on see uuesti üles ehitatud, loodetavasti äkki tugevamalt, aga kes seda teab siin Aasias. Lembonganil me käisime siis Devil Steers, vaatamisväärsus või ma ei oskagi öelda, looduslik ilus vaatepunkt, kus käia, kus on palju turiste. Seal on siis lained peksavad vastu kaljut ja need on tüksud suured lained. Blowhole. Siis vesi lendab üles, kui ta vastu kaljut põrkab. Oli väga ilus ja äge, seal on hästi porine ja hästi palju turiste, aga noh. Praegu ei olnud palju, seal oli ülejäänud saarega võrreldes palju, aga muidu on siin saarel suht rahulik ikkagi. Jaa, väga rahulik on. Ja siis me käisime veel Seninganil, vaatasime Blue Lagooni, mis oli tõesti väga sinine vesi, ilus. Mis me veel tegime? Ja siis käisime Mangrovi metsas. See on siis ühel pool saare otsast siis ongi need mangroovi puud põhimõtteliselt ja seal tehakse tuure ka, saad seal puude vahel sõita, seda meie neid turisti attraktsioone ei harrasta, seega
ja vaatasime lihtsalt seal mere ääres ringi ja veidike neid puid. Ning rolleriga sõitsis siin Lembongani saarel. Esialgu olime täitsa kindlad, et Aasiast tulles meie neljakesti nagu ühe rolleri peale ei istu ja me rollerit ei rendi, et proovime kuidagi muud moodi hakkama saada. Aga kuna siin Lembongani saarel see liiklus on tegelikult minust päris väike ja üpriski rahulik, siis me siiski võtsime rolleri ja mahutasime ennast sinna neljakesti peale ära. Midagi hullu ei olnud see. Me kandsime ilusti kiivreid, mida teised liiklejad siin üldse ei tee ja kõik läks nagu väga hästi. Aga siin saarel natuke on teed auklikud, aga midagi hullu ei ole, aga kui ma võrdlen nüüd Nusa Penida ja selle Lembongani saare teid, siis Nusa Penidal on oluliselt paremad teed kui siin. Ja Nusa Penidal see päev me tegime siis niimoodi, et me võtsime enda villast rolleri, sõitsime sellega sinna Yellow Bridge'i juurde, kuna rolleri rentpäevaks oli odavam kui sõita taksoga, siis me sõitsime paadiga mingi 15 minti Nusa Penidale ja siis sõitsime sealt teise rolleri ja sõitsime terve päeva sellega seal ringi. Käisime, kuidas selle koha nimi oli, Kelikling või? No see dinosauruse kujuga kalju, käisime seda vaatamas, see oli mega võimas. Me jõudsime kõige väel enne turiste. Me läksime hommikul suht vara, jah, siis me olime nii-öelda natuke ajast ees, et ta suhteliselt tühjad olid need kohad. Ja see koht oli täpselt selline, nagu Instagrami piltide pealt näinud oled. Mega kõrge ja mega võimas koht. Siis me sõitsime edasi, kus me sõitsime? Jah, Angel Billabong, mis oli tegelikult suhteliselt mõttetu koht. Kuidas see meeldib see koht? No minu meelest on täiesti mõttetu. Ma ei vääri isegi pilli tegemist. Ja seal kõrval on kohe ka Broken Beach, mis on siis põhimõtteliselt koobaas on sisse kukkunud ja moodustunud siuke auk, kus ma ütlen, auk, kus sees on rand ja kus meri siis tuleb läbi väikse võlvi sisse. Peale Portugalis käimist ja ilusa mere ning kaljude nägemist tuli, et väga raske nagu taas vaimustuda milleski niimoodi, et see oleks mingi mega eriline. Et tegelikult see koht oli ilus küll, aga nagu mitte mingi mega uudset, mida me näinud ei oleks. See on väga raske. Aga see vaade oli seda võib-olla väärt, aga praegu on väga raske. Isegi ei ole mingi mägine. Nii palav on lihtsalt. Siin on tõesti kuum ja see matkamine on päris keeruline. Aga ühesõnaga päev Nusa Penidal oli väga nagu äge ja kindlasti täitsa väärt minemist. Ma arvan, et piisab täiesti seal päeva veetmisest. Ja siis me muidugi käisime ju ka tegelikult seal Crystal Bay, mis on siis üks rand, kus sa saad kohe rannas snorgeldada. Siin hästi palju turismiatraktsioonina reklaamitakse snorgeldamise trippe ja ka ujumist koos nende mantadega, kes on siis mingid suured sellised kalad. Aga me ikkagi neid turismiatraktsioone ei taha osta ja nendele minnes, siis tundub selline, et ma ei tea, mida sa näed seal. Kas sa üldse näed, siis seal Crystal Bay'l ühesõnaga saab täitsa tasuta kaldast minna ja snorgeldada ja on väga ilus. Käisime. No mitte väga ilus nüüd, ütleme nii Egiptusega ei anna võrrelda, aga sa näed midagi, näed. Noh, on samasugune see. Et sa mõttes siin nagu reklaamitakse, et saabki osta paadituuri ja minna snorgeldama, aga tegelikult saad seda kasutada teha seal rannas. Jep. Ja siin on ägedaid neid puuseppasid või puutöökodasid, kes teevad igast kujusid ja asju, siin on päris lahedaid. Hugo ütleks, et sööma hommikust, lõunast ja õhtust, kuna need ongi päeva siuksed highlightid. Aga käime rannas, enamus aega chillime basseini ääres, vaatame, et noah sisse ei hüppaks ja päikseloengut oleme käinud vaatamas. See on tõesti ilusad need päikseloengud, et me tavaliselt oleme päeval siin basseini ääres, siis õhtuks lähme päikest nautima, päikseloengut nautima siis sinna mere äärde.
ja no üks kurb sündmus oli ka, Hugo kaotas oma Kambodžast kaasa võetud kepi ära, mis jäi kuskile randa. Nii et kes leiab või noh, tuleb siia Nusalembanganile ja leiab selle oksa, siis see on selline... Nii suur, umbes otsas oli üks murdunud oks, nii et kes leiab, siis palun tagastada. Püstoli kujuga, nii et... No mina jäin eile õhtul magama mingi kell 9 nagu mingi väike beebi, eks ole, aga need 2 tüüpi vaatasid veel telekat ja korraldasid parajad segadussi. Kas te tahate kommenteerida või? Emmel üks keko oli siit üles ja kukkus ennem siia alla. Räägi sinna poole, ma ei ole kuulnud tegi. Uuesti üles ja siis kukkus emmele peale, pepu peale. Ma ärkasin üles selle peale, et mul öeldi, mul kukkus sisalik peale. Life. No ja siis teine kord, kui ma jälle üles ärkasin, siis ma kuulen, et mingi räige peksmine käib. Kas sa soovid seda kommenteerida? No peale seda, kui see kekko oli kukkunud Merilile peale ja sealt maha hüpanud ja WC-sse pagenud, siis kui ma WC-sse läksin, ma otsisin, kus see kekko on, aga leidsin hoopis ühe suure ämbliku ja siis pidime asuma seda tapma siin öösel. Nii et magada siin peres väga ei saa. Oli see... Edasi tuleb meile siia seltsilisi, nimelt minu ema ja Mertini vanaema. Teed tšau või? Teed tšau või? Ja. No. Tosi siia siin lähedalt seda lõppu.